tere hommikust, käes on neljapäev. Täna on väga pilvine päev, nagu me näeme. Mina suundun trenni poole. Täna tuleb ülakehapäev. Ja täna on üks nendest hommikutest, kus ma väga ei fiili seda trenni minekut. Aga ma ikkagi lähen, sest et ma tean, et lõppude lõpuks olen ma endaga rohkem rahul, kui ma käisin, kui et ma otsustasin, et ma ikkagi ei lähe, sest et ma ei viitsi. Trenn on tehtud ja nüüd ma lähen, käin pakiautomaadist läbi. Mul on üks pakk viia ja võtan poest paar asja ja siis kodu poole. Nii, viimasest klipist on tegelikult päris mitu tundi möödas. Mul jäi eilse video monteerimine täielikult tänasesse päeva, nii et see sõi mul siin mitu tundi vahelt ära. Aga nüüd lõpuks ma panen ennast valmis. Ja täna ma lähen koos oma vendadega bowlingut mängima ja võib-olla pärast sööma ka, ma ei tea. Aga mõtlesin jah, et kuna nooremal vennal on praegu vaheaeg, et siis võiks midagi koos teha, et Eenaga meil oli see Helsingi päev. Aga et nüüd midagi poistega ka. Keegi küsis mult, et mis põsepuna mul oli peal Helsingi vlogis. Ja see oli see, üldse ma kasutan seda päris palju, Douglase Pink Obsession Matte, selline väga hea põsepuna. Ma ei ole bowlingus üldse hea, aga see on alati täiega fun. Nii et ma mõtlesin, et see on lihtsalt nagu poistega koos siuke mingi fun activity. Mõtlesin, et täna paneks äkki selle Teddy tinti peale. Mu lemmiktoonid on, kus see nimi on? Number 10 Current Mood ja 40 Petal Core. Siuksed. Ma vist panen selle nuudikana. Mul on praegu panin täna selle Magrada lippolmi alla. Kuna mulle meeldib rohkem siuke niisutatud huule tunne just, siis nende puhul mul on oluline, et mul oleks all midagi niisutavat. Okei, panen natukene seda ka siia keskele. Aga muidu nad jäävad jah siuksed velvetised matid. Muide, võib-olla keegi juba märkas seal taga seda kasti. Meil on hauli aeg. Mul on hea meel teatada, et seda osa videost toetab MyProtein. Ja ma näitan teile kohe, mis mina endale tellisin. Ja kuni esmaspäevani saab siis koodiga KAISA-E MyProteini lehel -44%. Nii et kui sa oled millegi peale mõelnud või siit haulist jääb midagi silma, siis kasuta koodi KAISA-E. Issand, kui põnev. Kõigepealt, muide, ma panen need try-on klipid lõppu, et ma näitan kõigepealt ära, mis ma tellisin ja siis lõpus proovin neid. Selline pruuni värvi. Jakikene. Mulle hullult meeldivad need lukuga siuksed sportlikud jakid. Ma üldiselt käin nendega niisama tegelikult vabal ajal, aga saab vabalt trennis ka kanda. Et täiega hea vaheldus mustale, kui tahad natuke midagi pehmemat, et siis pruun on väga hea variant. Siis ma võtsin endale sellise trenni bluusi. Mulle meeldib trennis kanda natukene katvamaid ülaosasid. Ja see tundub just siukse täpselt hea pikkusega nagu trenni bluus ja ta on nagu kahepoolne, ei mitte kahepoolne. Et siin ei ole nagu üks riidekiht, vaid siin on 2 riidekihti. Väga mõnus. Siis ma tundsin juba pikemat aega puudust uutest korralikest musta värvi täiesti basic trenni retuusidest.
siis võtsin sellised. Ma panen kõik need lingid kirjeldusse, mis ma võtsin. Siis ma võtsin juba suveks ka lühema versiooni retuusidest. Nendega ma saan käia nii trennis kui ka mulle meeldib täiesti nagu vabal ajal ka kanda mingi T-särgiga näiteks selliseid retuuse või siis vahel ma panen ka mõne lühema kleidi alla just siuksed lühikesed retuusid. Siis no me saame aru, et mulle need trennijakid meeldivad, sest et ma võtsin valget värvi ka endale. Ja siis ma võtsin midagi huvitavat, nagu selline minijakikene. Põhimõtteliselt, kui sul on nagu mingi tanktop, aga sa tahaksid pikka varukat sinna peale, siis see on nagu siuke mini jakikene, et saad lihtsalt oma tanktopi teha pika varukaga pluusiks põhimõtteliselt. See tundus väga lahe ja modelli seljas istus väga hästi, nii et saab vaadata, kuidas see minu seljas on. Ja siis ma tahtsin proovida selliseid batoone, need on valge šokolaadi ja vaarikaga. Oh my god, lemmikkombo. See on siis 40 grammi, siin on 138 kalorit, 15 grammi proteiini. Teate, ma nii väga tahan lihtsalt seda praegu kohe proovida. No ta on ikka siukene korralik magus treat, nii et kui sulle magusad asjad meeldivad, siis ta on nagu, noh, ta ei ole tegelikult väga suur, aga ma ei kujuta ette, et ma tahakski seda rohkem kui see väikene batoonikene, mis siin on. Ja siis ma võtsin sellised crispy square'id marshmallowga. Nii ilus see pakendus. MyProteinil on vist nagu mingi uuemat sorti pakendus ja väga nagu esteetiliselt ilus näeb välja. Nii 30 grammi on see üks. 96 kalorit, 5,9 grammi proteiini. Maitsene siis ikka selle ka kohe ära. Selline näeb välja. Oh my god. See mulle meeldib rohkem kui see eelmine. See crunchiness on nii mõnus. Ja ma ei tea, ta oleks nagu mingi karamelline nagu mingi asi. Aga ma ei tea. Condensed piim on siin. Mulle väga meeldib see. Esimese asjana mind huvitas kohe see komplekt kõige rohkem, et ma paningi selle trenni topi ja siis ma panin selle minijakikese siia peale ja siis need lühikesed retuusid. Kõik istub väga hästi, õnneks ma valisin õiged suurused, minu arust ma võtsin kõik asjad S-suuruses ja minu arust äge komplektikke. Ma võtan kohe selle jakiga pealt ära ja näitan. Muide, mul on kõikidel asjadel sildid veel küljes, nii et kui te näete silte kuskil, siis ma lihtsalt, kuna ma proovin praegu neid esimest korda, siis ma ei julgenud kohe neid silte küljest ära võtta. Aga mega mugav, mega mõnus. Issand jumal, kui mõnusast materjalist need retuusid on. Ei, ja see pluus ka. Need kõik on nagu, kõik on väga pehme, mõnus. See on see trenni pluusikene, tagant selline, siis meil on selline pruun jakikene, ilmselt ma tegelikult muidu ta mustaga koos ei kannaks, aga ma lihtsalt panin praegu selle siia peale. Lühem, nagu need sellist sorti jakid ikka on, siin on see pöidlaugukene ja ka mega mõnusast pehmest materjalist. Ja siin on meil siis pikad retuusid ja valge jakikene. Mega mugavad, ma olen nii rahul nende suurustega, ma tunnen, et need nagu istuvad nii hästi, et need on nagu ümber, et ma ei pea neid kindlasti trenni jooksul tõstma, need on nagu nii kindlalt siin piha ümber, et selles suhtes mulle väga meeldib ja see valge ja musta kontrast on ka väga ilus. Ja ma mõtlen, et seda pruuni jakki saab ju kanda koos roosaga, sinisega, noh tegelikult nagu peaaegu ükskõik mis muu värviga, lihtsalt mustaga ma ei paneks kokku, aga muidu ka nagu nii universaalne piece, mida saab erinevate asjadega kanda. Võid alla kommenteerida, milline oli sinu lemmik nendest trenni settidest või eraldi riideesemetest. Nii et jah, Kaisa E on kood, millega saad kuni esmaspäevani -44%.
on väga hea. Saate maitsta või? Kujutate ette, mina võitsin 2 mängu 2. No okei, me tegime 3. pooliku, seda ma ei võitnud, aga 2 võitsin mina. Täiesti uskumatu minu arust. Igal juhul kõhud on nüüd täis ja mina liigun edasi Ülemistesse, kus me spontaanselt otsustasime Anette ja Lauraga kokku saada, sest Laura jõudis täna Eestisse. Ma võtsin blenderist korbismuuti. See on nagu hea, aga see on banaaniga. Ja kui sa oled mind mõnda aega jälginud, siis sa tead, et banaaniga asjad üldiselt natukene kahtlane värk, aga ma mõtlesin, et anname võimaluse. Et täiesti joodav, isegi tore, aga mitte lemmik. No nii, siin on meie Laurakene, siin on meie Anette. Laura, mis sul seal käes on? Ma tulin Eestimaist lugemist. Selle pärast tulidki? Selle pärast ma tulingi. Väga tore. Ja mis shoppame siis? Dušikeeli. Teepäikesest 28 eurot on täisin, mina sain 8,40. See on crazy allahindlus. Ma ütlesin Anetele, et ei, see ei ole 8,40 ja siis see oli. No nii. No nii, ma olen jõudnud koju ja me tegelikult Anette ja Lauraga me saime küll Ülemistes kokku, aga me seal ei shopanud eriti, me lihtsalt istusime blenderis, jutustasime ja käisime toidupoest läbi korra ja tulime koju. Lihtsalt Laura jõudis täna ja siis tahtsime teda näha. Nii et jah, mul ei olnud sellest teile eriti midagi näidata. Ja ma sain siis tüdrukutega kokku saades teada, et homme on kõigil vaba päev või kui sa seda vaatad, siis on vaba päev. Nagu see on see, kui sa oled iseenda tööandja ja kasutad mingi Apple seda kalendrit, kus ei ole riigipühasid sees. Ja ma ei teadnud, et kõigil on homme vaba päev. Ühesõnaga, ma ei olnud nagu valmis selleks, ma pidin mingi asja veel saatma ülevaatamiseks homme. Nagu koostöö mõttes. Ma ei tea. Igal juhul mõnusat pikka nädalavahetust siis kõigile. Mul on tunne, et ega tänasest väga palju nagu materjali hetkel ei ole, aga ma nägin mingisuguseid toredaid küsimusi, millele ma võiks vastata. Ma võtan väikse hingetõmbe momendi, ma olen natukene overwhelmed. Viimased päevad on nagu lihtsalt nagu nii kiire tempoga minu jaoks läinud, et ärevus on veits ja mul on nagu siuke tunne, et ma olen kuskil nagu rattas sees, mis lihtsalt ei peatu. Ja mul on tunne, et ma pean praegu lihtsalt kirja panema, mis ma pean täna õhtul jõudma ära teha. Kell on küll juba päris palju, hakkab vist 9 saama. Aga jah, mul on mingid asjad, mis täna kindlasti võiks tehtud saada. Ja tavaliselt aitab see, kui ma panen kirja ja siis mul on nagu silme ees ja siis mul ei ole seda nagu siukest oh my god, nii palju asju. Siukest nagu segadust peas. Nii et jah, ma panen kirja ja siis juba varsti vaatan küsimused välja, millele vastata. Ma nüüd olen jõudnud teie küsimusteni ja issand jumal, kui nunnu on näha, et päris paljud teist on minuga kas siis täiesti esimesest videost või siis sellest esimesest vlogist. Nii et nii tore, nii armas. Ma võtan siit lihtsalt järjest mingisuguseid küsimusi, mis mulle silma jäävad. Paar inimest on küsinud, et kas ma olen mõelnud värvianalüüsi minna. Ma mingi aeg hästi mõtlesin sellele, et ma ei ole endiselt seda mõtet nagu kõrvale heitnud, aga kui ma käisin ühel üritusel, kus oli siis üks selline värvianalüüside tegija koha peal, siis tema hoiak vähemalt oli see, et värvianalüüsi peaks minema siis nii naturaalsena, nagu sa oled ja ilma fake tannita, nagu ma aru sain. Ja see tekitas minus segadust, sellepärast, et ma kannan fake tanni kogu aeg. Ja ma tunnen, et ma pigem tahaks siis selle värvianalüüsi teha ka niimoodi, et mul on ikkagi see mu fake tan peal, et siis ma arvan, ma saaksin selle
tulemuse, mida mul nagu igapäevaelus, millest mul on igapäevaelus kasu. Ehk siis see natukene nagu ajas mind segadusse. Ja ühtlasi ma ise vähemalt arvan, et ma tabasin ära, mis on minu värvitoonid ja siis seal üritusel, kus oli see, kuidas teda nimetatakse, värvianalüütik või? Ma ei tea, igatahes, kus see naine oli, siis ta küll ta ei jõudnud mulle seal mingit full analüüsi teha, aga ma sain nagu kinnitust temalt, et mis see nüüd see nimi oli sellel? Minu arust suve värvipalett sobib mulle, aga neid suve omasid on ju ka erinevaid. Ma vist ise tunnen, et see Cool Summer palett ehk siis külm suvi paneb mind nagu särama, et seal on sihuke beebiroosa, siis sihuke helesinine, siis mingid lilac toonid, et see naine ütles mulle ka, et nagu mitte päris pastelsed toonid, aga nagu nõks erksamad kui need pastelsed. Ja kui ma siin vaatan ka, et kes on mingitest celebrititest välja toodud, siis siuksed blondid keskmise nahatooniga, pigem heledamad, et neile sobib see kas siis selline light summer, cool summer, midagi sellist. Ja kuna mulle endale need värvid meeldivad ka, need tõmbavad mind, siis ma olen lähtunud sellest, et ma nüüd olen rohkem endale roosat ostnud ka ja tahaks midagi helesinist ja kollane on praegu veel jäänud välja, aga võib-olla mingi hetk ka kollast. Oled mitmeid retsepte näidanud oma videotes, kui peaksid ühe valima, siis millist soovitaksid kindlasti proovida järgi teha? Ma arvan, et ma olen seda ikka näidanud, aga see kana-orso, see on Katriini retsept. Ja oh my god, nagu ma soovitaksin reaalselt seda kõikidele inimestele. Seal on päiksekujutatud tomatid, kana ja siis orso pasta ja kookoskreem. See on nagu nii hea, et mul ei ole sõnu, kuigi ma ei toonud seda eile oma videos välja, kui ma oma lemmiktoite nimetasin. No võt, kõik head asjad ei tule kohe meelde alati. Aga nagu see on selline, mis ma arvan, et väga paljudele inimestele võiks meeldida ka ja seda on nii lihtne teha ja see viib keele alla. Kui palju sarnasust sa oma väikses ões ja endas näed? Kas sa olid väiksena ka oma õe moodi või olid täiesti teistsugune laps? Me oleme suht sarnased. Näiteks vendade puhul ma olen täiega tundnud, et me oleme väga erinevad lapsena olnud ja ka praegu, aga Eenas ma näen nii palju sarnasusi iseendaga. Ta on ka kohati selline, et kui ta mingi mõtte pähe võtab, siis tal on väga raske sellest lahti lasta. Ehk siis selline natuke nagu kinnisideedega ja siin ma olen teile ka seda maininud, et lapsena see joon oli nagu väga tugev, et kui tahad mingit mänguasja või nagu, siis sa oled nii fikseeritud selles, et mul on vaja seda, et sellest on väga raske välja tulla. Ja Eena puhul ma näen ka seda. See on lihtsalt üks asi, kus ma näen väga palju sarnasust. Hästi palju küsitakse unistuste reisi sihtkohta. Ma olen sellele varem ka vastanud, et mul on veel nii palju maailma nägemata, et ma ei oska nagu sellist ühte kohta öelda. Ma olen nagu selline inimene, et kui tekib mingi võimalus kuskile minna, kus ma ei ole käinud, siis ma hea meelega võtan sellest kinni, et mul ei ole nagu mega sükest kindlat visiooni, kuhu ma kindlasti pean minema. Ma olen avatud igasugustele uutele kogemustele, aga kindlasti tahaks ükskord ära käia New Yorgis. Miks mitte ka LA-s, aga see New York on kindlasti nagu tugevamalt sihuke soov. Ja Aasias ma ei ole käinud, kindlasti tahaks minna. Aga samamoodi ka on igasuguseid Euroopa riike, kus veel pole käinud. Nii et ütleme, valikuid on palju. Parfüümi küsimusi tuleb ka. Ja ma kindlasti tahan mingis videos natuke rohkem parfüümidele keskenduda, nii et see tuleb mingi eraldi segmendina, ma arvan. Kas sinu maakodu tähendab sinu vanemate kodu? Kaugel see asub? Ei. Ma olen Tallinnast pärit, Tallinnas sündinud, mu vanemad elavad ka Tallinnas. Meil on lihtsalt maakodu
seal külas, kus kunagi mu vanaema üles kasvas. Ehk siis seal vanaema talumaa kõrval müüdi maad ja siis me kunagi, või mitte me, mu vanemad ostsid selle ära ja siis nüüd suviti veedame seal aega või nemad rohkem, mina käin seal lihtsalt niimoodi paar korda suve jooksul külas. Aga nüüd said siin nii mõnedki küsimused vastatud ja mul sai just pesu pestud ja kell on palju ja ma olen väsinud. Nii et täna tõmban otsad kokku ja homme tuleb väga põnev video. Midagi, mida ma olen täiega oodanud. Nii et stay tuned ja näeme homme. Tšau!